no mis sa nüüd reaalselt ise ütled, et sa tunned ju seda ala, tunned iseennast ja tunned konkurente, mis see selline nii-öelda normaalne tulemus olümpial oleks ja mis oleks juba selline nii-öelda eneseületamine? Ma ei tea, minu jaoks juba see olümpiale pääsemine ise on nagu justkui suur saavutus, et oligi, kui ma eelmisel aastal vigastada sain, siis ma tegelikult ei teadnud, kas ma olümpiale jõuan, et kas ma taastun vigastust ära, sest et minu eelmine põlvevigastusest taastumine võttis 1,5 aastat aega. Et mul oli lihtsalt üks kindel siht silmes ja see oligi, et pääsed olümpiale. Nüüd ma olen sinna pääsenud, ma ei ole veel sinna kohale jõudnud, nii et praegu ma veel nii-öelda hoian pöidlaid pihus, et kui ma nüüd ka treeninglagrisse veel olümpiat lähme, et siis midagi juhtuks ja hetke lõpuks ikkagi olümpial võistelda saaksin, et ma arvan, et see on minu jaoks niisugune number üks asi praegu. No elame kaasa ja hoiame pöialt. Sinu ala on olümpial, mis kuupäeval? Olümpia lõpus? See on olümpia lõpus, jah. See oli 19 vist on kvalifikatsioon. Enne seda 17 veebruar saad sa siis 24-aastaseks. Yeah. Nii et on hea teha endale 2-päevase hilinemisega sünnipäevakingitus. Muidugi. Kes ikka paremat kingitust teeb kui sa ise. Muidugi. Nii et nii see elu on, elu ja sport ja suured tänud Kellile, et saime natukene huvitavaid mõtteid kuulda lisaks spordile ka ja soovime sulle edu olümpial. Ja, suur aitäh!